Portugali MM-ralli avapäev on lõppenud ja mis saab olla parem kui see, et just äsja siit ajakontrollpunktist sisse sõitnud Ott Tänak on selle ralli liider koos oma kaardilugeja Martin Järveojaga. Juba hommiku esimestel kiiruskatsetel olid nad kõige kiiremad. Tunnistas Tänak ise ka, et enesetunne oli hea ja sai sõitu nautida päeva peale. Oli võib-olla natuke rohkem probleeme auto juhitavusega, aga kokkuvõttes päeva lõpuks 7-sekundiline edumaa Sébastien Ogier ees, nii et sisuliselt samad mehed, kes võitlesid siin Portugalis eelmisel hooajal võidu eest, on ka nüüd 2 esimest. Toona oli küll järjestus vastupidine, Ogier võitis, Tänak teine. Ja 3. kohal on Toyotaga sõitev jaapanlane Takamoto Katsuta, kes kaotab Tänakule 27,1 sekundit. Edasi tulevad juba Kalle Roompere, Adelino Vill ja ülejäänud sõitjad. Vaatame nüüd, mis Ott Tänak avapäevast arvas. Päeva algus oli väga positiivne, esimesed 2 katset auto toimis hästi ja omal oli ka hea enesetunne ja rütm, et peale seda see kuidagi vähe kadus ära, et päris seda enam ei õnnestunud üles leida, eks olud natukene muutusid ja eks teed ka võib-olla muutusid, aga see selleks, eks me nii-öelda kangutasime lõpuni ja vähemalt suutsime rajapositsiooni hoida homseks. Viimase 3 katse eel said auto siis natuke paremaks, ütleme, et suutsid seda edu hoida, et see vahe jäi Ogieriga samaks ja teised mehed jäi natuke tahapoole ikkagi. Ma ei oska öelda, kas me paremaks saime, aga nagu ma ütlesin, eks me kangutasime lõpuni. Kuidas olud olid, et paljud sõitjad rääkisid, et üllatavalt libe oli, kuidas ise tundsid? Ei, viimased 2 katset ilmselgelt jah, üleüldiselt väga aeglased katsed ja pinnas ülitolmune, et see oli natuke teada, et need on päris libedad. Kas see tänane päev andis võimalust nautida ka seda sõitu, et liidripositsioon võrreldes eelmiste rallidega kõik on nagu palju parem, et kui palju sa naudingut ise selle asjast said? Ma ei tea, ega see nauding lõpuks, kui oluline ta on, et eks hetkel on nii-öelda võidusõit ja nagu ma ütlesin, et esimesed 2 katset olid positiivsed ja seal võib-olla oli natuke naudingut ka, aga kui on sõna kangutamine, siis see võib-olla ei ole liiga nauding. Nii eilne, nii tänane kui homne võistluspäev on väga pikaks venitatud. Mis sinu arvamus sellest programmist on? See on selline asi, mida liiga palju ei saa kommenteerida, et sellest võib pärast probleem tekkida. Nagu homse poole vaadata, et kas nüüd homseks tuleb midagi autoga teha või prooviti samamoodi edasi minna? Kindlasti tuleks nii-öelda paremaks saada, et ilmselgelt Toyotad on väga kiired, et täna nad olid lihtsalt väga halval rajapositsioonil, et homme see mäng võib kindlasti muutuda, aga jah, ütleme nii, et see tipus on suht tihe, et ma arvan, et see kindlasti lihtne ei saa homme olema. Päeva lõpus, kui hästi need treffid siis hakkama said täna, et väga suuri probleeme polnud nendega või? Ei, ühtki probleemi olnud, treffid on terved ja kõik ühestükis. Nagu kuulsite, loodab Ott Tänak, et õhtuses hoolduses saab autot paremaks sättida ja laupäevaste kiiruskatsetel on sellega sama mugav ja mõnus sõita, nagu reede hommikul oli. Laupäevas võetakse siis kokku 7 kiiruskatset, kokku 123 kiiruskatse kilomeetrit ja see päev lõpeb siis kuulsa Lousada publiku katsega, kus on alati 10 000 pealtvaatajaid. Võib-olla sõitjatele see pole nii põnev kiiruskatse küll, aga see on pealtvaatajatele vaatemänguline. Ja loomulikult Tänaku eesmärk on sama, ehk siis hoida liidripositsiooni ja minna Portugali ralli võidusuunas. Kuid Portugalis pole ainult Ott Tänak, siin võistlustules oli ka hulk muid eestlasi ja paraku WRC 2 sarjas sõitnud meestel väga hästi ei läinud. Robert Virves küll näitas päris head kiirust, oli WRC 2 arvestusel 4. kohal, kuid eksis ühel kiiruskatsel ja auto rullus üle katuse ning praeguseks hetkeks ei ole veel teada, kas ta tegelikult saab laupäeval võistlust jätkata või mitte, sest autot ei ole veel ära toodud ja auto kahjustuste ulatus ei ole teada. Georg Linnamäe ralli samuti ebaõnnestus, lõhkus oma autol vedrustuse ja pidi ka avapäeva katkestama. Ainus siis eestlane, kes avapäeva lõppu jõudis, on Romet Jürgenson, aga tema WRC 2 klassis täna kiiremate meeste sekka ei kuulu. Lõunapausi ajal sai temaga räägitud ja ta tunnistas ise ka, et enesekindlust ei ole ja see on siin ikkagi hoopis teine tase kui see, millega ta on harjunud. Junior WRC klassis sõidab Joosep Ralf Nõgene ja tema on seal püsinud läbi päeva 7.-8. positsioonil. Nii et
kuid ei ole esikolmik väga kaugel ning parandamisruumi on temalgi veel küllaga.